Aknad on, võib-olla räägiks korraga neist, et Üller siin mainis, et on kasutatud ka selliseid paralleellükanduksi, mis säästavad siis siseruumis just nagu pinda, et sul ei ole sellist käändust, mis sul jääb avatus olekus nagu käiguteel ette. Ja teised aknad on puitaknad. Jah, puitaknad kolmekordse klaaspaketiga saksa tüüpi ehk siis sissepoole avanevad on siin Eestis enamasti kasutusel olevad. Ja võib-olla lükanduste kohta ütlekski juurde veel, et need paralleellükandid lähevad järk-järgult kogu aeg populaarsemaks. Et kui veel mõni aasta tagasi neid kasutati väga harva, seal oli ikka võib-olla mõned tehnoloogilised põhjused, et lükanduksed polnud kõige mugavamad käsitleda, siis tänapäeval need paralleellükandid on ikkagi vägagi mugavad käsitleda ja tõepoolest praktiliselt igal majal, mis me täna projekteerime ja ehitame, on mõni lükanduks ka juba sisse planeeritud. Ja üldse antud maja puhul ka, et see massiivpuitfassaad element lahendusena siis on hästi oluline, kui me vaatame kogu seda seinapinda, siis meil need klaasavasid on ikkagi väga palju seal majas, ehk siis see on jälle ka trend, et klaaspinnad suurenevad tegelikult ja mis ühest küljest annab meie võib-olla sellises Eesti kliimas, kus on palju pimedust, annab sellist avarust ja valgust juurde. Aga teisest küljest, kui nüüd tehnilist poolt vaadata, siis peaks võib-olla just nende klaaspindade puhul ka vaatama, et kui nad jäävad just lõunasuunda, siis lõunasuunas peaks olema võib-olla päikesekaitseklaasid kasutusel. Et ka viimaste kuumemate suvedega on siin üha rohkem tulnud see päevakorda, et tuleb siis kas planeerida majas eraldi jahutus või need klaaspinnad tuleks siis kuidagi eraldi kaitsta päikese eest. Üldiselt me väga suurte klaaspindade puhul ja mis on siis lõuna, edela, kagusuunalised, et seal tihti on ikkagi vajalik ka juba päikesekaitseklaaside kasutamine, et siin puhtalt sellistes arhitektuursetes küsimustes, et nad on ikkagi teatud sellised tooni erinevusega, et ta ei ole päris samasugune nagu läbipaistev kirgas klaas, et siis ka suuremate klaaspindade puhul peaks või võiks sellega siis nagu eos arvestada. Et nad on võib-olla tooni poolelt natukene sinakamad või rohekamad, et neid valikuid on erinevaid, vastavalt siis sellele, mis kaitset see ruum siis vajab, et ta ei kuumeneks liigselt suvel üle. Loomulikult on võimalik ka alati jahutust planeerida, et mis annaks selle sisekliimale sellisel väga soojal suvepäeval parema tulemuse kui nüüd ainult see päikesekaitseklaas. Ja eks nende klaasfassaadidega või suurte klaaspindadega on ka see dilemma alati, et ühest küljest tahakski hästi palju valgust ja avarust ja seda klaaspinda saada. Teisest küljest tahame hästi head energiatõhusust saada majaseks. Ja klaaspind loomulikult ei ole nii hea soojapidavusega, kui meil on seinapind. Et siin tuleb ka leida hea ja mõistlik tasakaal ja mida me siis alati oma klientidega ka koos arutame ja püüamegi selle tasakaalu leida, eks ole nii? Just.